Norra parlament toetas reedel eelnõu, mis keelab uute karusloomakasvanduste avamise ning käsib olemasolevad kasvandused 2025. aastaks kinni panna. Ka Eesti loomakaitsjad on selle nimel kaua võidelnud, et meie riik läheks sama teed. Uurime, milliste väljakutsetega siin vastamisi seistakse. Inimesed on üha rohkem hakanud mõtlema loomade peale ja ka näiteks ühe põhjusena, et loomi säästa ja hoida loobunud liha söömisest. Aga kui rääkida nüüd karusloomafarmidest, siis Eestis on ju samuti nende olemasolu vastu võideldud, aga see on justkui pingpongi pall, et käib siia-sinna, et missuguste katsumustega on siiani rinda pistetud ja kuhu on jõutud? Eestis on tegelikult karusloomafarmide vastu võideldud suisa 10 aastat, et 2009 see algas niimoodi Riigikogu tasandil ja ta on jõudnud 2 korda siis eelnõu näol ka Riigikogusse esimesele lugemisele. Sealt ta paraku pole edasi saanud. Kindlasti jõuab ta uuesti Riigikokku lugemisele, aga samal ajal tehakse väga tõsist tööd nii poliitikutega kui ka ametkondadega ja tegelikult teisest otsast ka tarbijatega ja moeloojatega, kes siis üldse sellist nõudlust tekitavad karusloomafarmide ja karusnaha kui materjali suhtes. No kui Norra poliitikud on juba läinud seda teed, et on karusloomafarmide vastu, siis kuidas meie poliitikud on suhtunud? Üha enam on selliseid poliitikuid, kes samuti leiavad, et karusloomafarmid on ajast ja arust, nad on julmad ja ebavajalikud meie kaasaegses maailmas ja seda kõikides erakondades, et ei saa lausa tuua ühte või teist erakonda eraldi välja. Küll on muidugi erakondi, kes on lausa lisanud karusloomafarmide keelustamise oma valimisplatvormidesse. Aga nüüd, kui vaadata viimast küsitlust, mis me tegime enne Euroopa Parlamendi valimisi, kus me pöördusime samamoodi siis nii nagu igal aastal kandideerivate poliitikute juurde, siis meil on hea meel tõdeda, et väga paljud sellised populaarsed poliitikud on astunud loomade poolele, näiteks nagu Urmas Paet või Marina Kaljurand, kes ka said Euroopa Parlamenti, nii et me teeme tööd ka tegelikult Euroopa tasandil ja see on ääretult oluline, kuna Euroopas tehtud otsused mõjutavad väga olulisel määral seda, mis meil siin Eestis toimub. Kus on siin see pudelikael, et Eesti ei ole veel jõudnud eriti kaugele? Ma arvan natukene, et see on selline eestlaslik tagasihoidlikkus. Et me ei taha väga radikaalseid otsuseid vastu võtta, aga kui kõik meie ees seda ära teevad, siis meil on ilmselt seda lihtsam teha, nii et tegelikult see Norra otsus ka on praegu ääretult oluline ja seda enam, et Norra on tegelikult üks esimesi riike, kus üldse karusloomafarmid loodi ja Norra on üks suurimaid karusnahatootjaid, et hetkel on seal 200 farmi. Meil Eestis me täpselt numbrit ei tea paraku, aga meil on üks suur farm ja siis väiksemad veel juures, nii et circa 30 võib neid olla. Missugustes tingimustes karusloomafarme peetakse praegu Eestis? Karusloomadel ei ole ilus elu. Et kui vaadata seda, kuidas need loomad elavad looduses ja võrrelda seda sellega, millised on nende tingimused karusloomafarmis, siis ilmselt ka laps saab aru, et midagi on väga valesti. Samamoodi on meil tegelikult näiteks, kui rääkida minkidest, ehk siis Ameerika naaritsatest, siis nende tingimused loomaajas, mis on loomaajas siis lausa nõutud, on kardinaalselt erinevad sellest, mida on nõutud karusloomafarmides, nii et juba siin tuleb niisugune kahtlane konflikt mängu. Mida igaüks meist saab nüüd ja kohe ära teha selleks, et karusloomafarmid keelustada? Olla tähelepanelikud tarbimisel, sest karusnahk on tänapäeval peidetud detailidesse. Väga vähe, kui kas või talvel linnas ringi käia, näeme me suuri uhkeid kasukaid. Me pigem näeme detaile. Me näeme jopekraesid, me näeme kindaääriseid, saapaääriseid. Kõige huvitavamad näited on igasugused pastakaotsad, samamoodi oleme näinud loomadele tehtud mänguasju endistest loomadest. Vanalinnas käisime ringi vanalinna siis jõuluturul ja seal oli tehtud karusnahast siis seesama loom, ehk siis need väikesed jänesed olid seal rivis. Nii et see on täiesti ebavajalik, meil ei ole vaja sellist tootmist mitte mingil moel toetada.